Tere, tere! Mina olen Ülle Viljandi Taroka stuudiost ja täna vaatame siis üle juunikuu üldised energiad. Kui maikuu oli selline liikumise, valikute ja sisemiste piirangute märkamise aeg, siis minu arust nagu valik oli ülilihtne, et kas sa valid vana hea harjumusliku mustri, tegevuse või hakkad lõpuks kuulama oma seda sisemist häält, mis lunis, palus, mõnda aega juba tegelikult nagu tähelepanu või sellisele nagu uuele, millegi uuega tegelemisega, millegi uuega tegeleda. Vot. Ja kuna on ju praegust ka selline tulehobuse aasta, siis võib kergesti tekkida ka soov kihutada läbi elu nagu hobune koplis, saba seljas ja suur hoog sees ja noh, kuhu sa lähed ja kuhu sa kappad on ja täpselt ei tea, see suund on kõik nagu ähmane, aga nii hirmsasti tahaks joosta. Ja juuni energia tõmbab selle hoo veidi nagu rahulikumaks ja ka mõtlikumaks. Nii et sa saad siis selgemalt nagu paika panna, kuhu sa liigud ja miks see soov või eesmärk, mis sind on kõnetanud. Päriselt on sinu tee või lihtsalt see on järjekordne hoogne selline kõrvale põige kuskile. Sest vahest on see, et sul on see soov, sul on see idee, mõte, aga millegipärast sa teed siukseid nagu jänese haake sisse või nagu tõin praegust küll selle hobuse näite on ja saba selgas, aga tõesti, et sa teed nagu jänese haake, et ma võtan ampsu sealt ja ampsu siit on ja aga et see, mille poole sa tegelikult nagu püüdled ja mida sa tahad saavutada, siis sellega sa ei tegele. Kogu aeg sa mõtled, et sul on mingit kõrvalampsu vaja või kõrvalt mingisugust tegevust vaja. Nii, ma lähen oma jutuga nagu rappa. Lähme siis juunikuu juurde. Mulle tundub, et see juunikuu armastab hästi siukest nagu sihiseadmist, eesmärgi seadmist, juhi rolli võtmist, aga samas ka kuidagi nende ohjade nagu pingumale tõmbamist või tagasi hoidmist veidi. Et sest see juuni kannab sellist sisemise tarkuse, vaatlemise ja teadliku liikumise energiat. Et see ei ole selline kuu, kus sa peaksid kõigile nagu midagi tõestama, kui kiiresti sa suudad nagu tegutseda. Ja see on ka see, et veitsike amp siit ja amp sealt on ja aga et mõtle järgi, et mõtle nagu järgi, et kuhu sa tegelikult oma suunad sead, mida sa tegelikult nagu soovid ja pigem analüüsi, et kuhu sa üldse liigud, kas see suund toetab seda inimest, kelleks sina oled juba kasvanud või sa tahad kasvada. Ja kuu esimene nädal toob fookusesse ka kodu, turvatunde, emotsionaalse küpsuse, väga emotsionaalselt küps ja samas emotsionaalses mõttes võivad sõnad rohkem nagu minna nagu hinge, mida sulle nagu öeldakse või et sina ütled kellelegi teisele, et need lähevad nagu rohkem hinge, tabavad rohkem nagu märki on ja sa märkad ka rohkem neid suundi, tegevusi, sõnu, mis sa oled eelmalt nagu alla neelanud või tunded, mida sa oled ignoreerinud. Ja need hakkavad rohkem nagu nüüd väljapääsu otsima. See on nagu loksutatud sampuse pudel on ja, et millal see pauk sealt või kork sealt pealt nagu ära lendab. Et emotsioonid otsivad nagu väljapääsu. Ja kui sa oled pikka aega midagi nagu viisakalt nagu kõrvale lükanud, vaiba alla pühkinud, siis juunikuu toob selle nagu hästi ilusti nagu kandikul sinu ette ja ütleb, et nii, palun. Et kas sa siis sööd selle ära, neelad alla või mis teed sellega on ja. Kuu keskpaik võib tuua selliseid
huvitavaid mõtteid, suunamuutusi, siukest nagu isegi sisemist rahutust, romantikat, loovat tegevusi. Ja see on koht, kus elu võib küsida sinu käest, et kas sa liigud edasi sisemisest kutsest, täpselt see kaart on ju sisemine kutse, või siis lihtsalt ongi harjumusest. Et see on ka teadlik edasi liikumine on ja. Et üks tõmbab ühele poole, teine tõmbab teisele poole, nii et üks on harjumus ja teine on siis midagi nagu uut. Ja mõnikord ei olegi probleem selles, et tee on vale või suund on vale, vaid selles, et sa oled kasvanud ja vanad need olukorrad, vana muster on liiga kitsaks jäänud. Siis suvine pööripäev ja jaanide aeg toob juurde sellist elujõudu. See on hea aeg küsida iseendalt, et mis minu sees vajab rohkem nagu tegutsemist, tuld, ka vett on ja, mis vajab lihtsalt rahu sinu sees, millised teemad vajavad lihtsalt kõrvale tõstmist praegusel hetkel, et see ei ole ainult selline lõkke ja grilli tegemise aeg, vaid see on ka nagu oma soovide üles kirjutamise aeg. Ja siuke nagu aus olemise aeg võib-olla ka, et aus iseenda vastu ja aus teiste vastu. Ja ideaalne aeg ongi tegelikult maha võtta aeg ja elule otsa vaadata, iseendale otsa vaadata, iseenda elus veidikene nagu inventuuri teha, et mis see sinule siis sobib ja mis siis mitte ja seda nagu ausal moel ka, et miks sa mingit asju üldse tahad, sest see võib olla üldse valedel põhjustel soovitud soov. Et jah, veidi siukest mõtlemise ainet selle koha pealt. Siis töö ja eneseteostusega seoses. Nii, mulle tundub, et see juuni pooldab, suunab sind rohkem õppima, analüüsima, mõtlema, süvenema, seniste plaanide korrigeerimist tegema ja see aeg ei ole selliseks uisapäisa tormamise ajaks, vaid väga hea aeg strateegia paika panemiseks, väliste asjaolude ülevaatamiseks ja sisuteadmiste ja kvaliteedi kontrolliks põhimõtteliselt. Et väga tööalaselt osad sätivad juba ennast nagu puhkuselainele, aga et siin on täitsa siuksed kaardid, mis armastavad väga siukest ka raamatupidamist ja paberite ja dokumentatsiooni ülevaatamist. Ja kui sa oled ettevõtja, looja või siis lihtsalt oma ala spetsialist, siis vaata üle, et kas sinu töö hinnastatus ja töö ise tegelikult ka räägib sinu tõelisest tasemest või sa hoiad ennast lihtsalt tagasi. Et sa leiad oma agad, kuid vabandused, et miks sa ei saa mingeid asju teha, miks sa ei saa mingeid asju alustada, praegust ei ole hea aeg on ja külvad iseenda sisse nagu ebakindlust. Et vaata üle oma hinnad, sõnumid, pakkumised, ajukasutus ja ajakasutus ja siis kooskõlasta need iseenda sisemise minaga. Et sellega, kelleks sa oled kasvanud või sellega, kelleks sa tahad kasvada. Jälle see kasvamise teema on ja. Et sa võidki märgata, et vanaviisi tegutsemine enam sind edasi ei vii, edasi ei kanna sind ja mitte sellepärast, et see halb oleks olnud. Et see oli ju eelnevalt ka läbi mõeldud, aga nüüd on jälle uus etapp, uus pööre, uus muutus ja sellepärast, et sina ise oled muutunud. Sa ise oled edasi arenenud. See juunikuu võib tõesti tuua rohkem soovi töötada üksinda, teha plaane,
süveneda, õppida, teha mingisuguseid korrastustöösid, isegi neid tegevusi, mis teised inimesed kohe ei näe, mida sa teed, on ju. Taustajõuks, et sa oled nagu taustajõud või tagatubade, kulisside tagune tegevus, on ju, tagatubades tegutsemine. Et see võib tunduda, et on hästi nagu vaikne aeg, aga tegelikult sa kogu aeg midagi teed. Ja et sellest sünnivadki sellised tugevad alused, tugevad vundamendid, tugevad põhimõtted ja selline ettevalmistatud asjad, ettevalmistatud tööd ja sa ei tohi seda mitte mingil juhul nagu alahinnata. Et siit tulevad välja nagu ei vasta midagi, aga need taustatööd ja need jällegi see sama kaart, et jällegi, et see, mida sa oled juba teinud, see, mis sa oled juba saavutanud, on ju, et ülehinda seda, mitte ära alahinda, on ju. Et sa vajad suunda, distsipliini, sisemist kindlustunnet ja mitte ka siis jõuliselt iseenda sundimist, oota, kus ma selle kaardi panin siin, on ju, et mitte siis jõuliselt iseenda sundimist, vaid pigem nagu läbimõeldud rahulikku tegutsemist. Ja jällegi, et sa ei lase igal järgneval sellel tuuleiilil ja mõttel iseennast nagu kuskile kõrvale juhtida, jällegi, et ma hüppan sellelt rajalt kõrvale, võtan siit ampsu ja võtan sealt ampsu, on ju. Ja rahaasjades samamoodi, et tasuks vältida segadust, ebamääraseid kokkuleppeid ja kõik, mis puudutab arveid, tähtaegu, lepinguid, lubadusi, võiks olla väga selgelt kirjas. Et sest kõike võetakse arvesse. Ja sest maksegraafik on põhiline, mis loeb, on ju. Nii, suhete poole pealt. Suhete poole pealt võib ka selle kuu jagada nagu pooleks. Et esimesel poolel võib olla siuke nagu pehmem, tundlikum aeg, tähelepanu rohkem nagu eneseväärtusele ja tekib nagu ka selline parem tunnetus, et kes või mis sind siis paremini nagu toetab, kuidas sa saad ennast paremini tunda, nii füüsilisel kui ka emotsionaalsel tasandil. Ja sa võid avastada täiesti, et mõni selline lihtne asi, jätsin ühe kaardi praegu siin, võtsin välja, aga ma ei näita teile, et mõni selline lihtne asi või siis ka rahulik vestlus või kodus mõnusalt patjadele toetudes on ja kodune õhtu või hea toit, siiras, aitäh millegi eest on ja see annab sulle nagu rohkem jõudu kui järjekordne mingisugune tohutu suur saavutus. Siis keerulistemast ma mõtlen veel korra, et et sellised nagu rahulikud vestlused, et ühes koos olemine, et ei peagi kogu aeg midagi rääkima, et aitab sellest, kui sa tead, et teine inimene on sul kuskil siin ligidal, on ju. Ta on kodus, aga ta ei räägi, sa lihtsalt tead, et ta seal kuskil on, ju. Et juba sellest on see mõnus õhkkond. Ja keerulistemastes suhetes mul tulid siit sellised kaardid välja, ma ei tahtnud kohe näidatagi, et see juuni võibki olla selline vaikimise, vaata ma rääkisin sampuse pudelist, on ju, et see on see sampuse pudel, punn on peal ja ära loksutatud igate pidi on ja siia kogunevad nagu pinged, aga ka ebakindlus, et mis minust siis saab, kui midagi suhtes lõpeb päris ära, et see paneb hästi palju lõppude peale nagu mõtlema, et ka isegi nagu muudes suhetes, et eakate inimeste peale mõtlema, et kui kauaks neid on,
et isegi need teemad võivad olla kuidagi aktuaalsed eriti. Siis keerulistes suhetes ei olegi oluline päris see, et mida siis teine teeb, vaid ka see, et mida sina enda sees alla surud. Et mida siis sina enda sees alla surud. Ja kui suhetes on olnud palju sellist nagu oletamist, oletamise põhist, siis nüüd on vaja rohkem selgust. Et ära oota, et teine loeks su mõtteid silmist, sest ta ei näe su silmi, ise ka sa ei saa aru, mis su peas tegelikult nagu toimub. Et ja noh, ise ka, kui sa ise ka aru ei saa, siis kuidas siis teine inimene peab sinust aru saama. Et ütle välja, mida sa vajad, mida kardad, millega sa enam absoluutselt rahul ei ole. Ole julge, kui see oli nii arg kaart siin, et jah, võib-olla lükkad edasi üldse juulikuusse, et need ütlemised, et ei julgegi see kuu öelda. Siis vallalised, siuke vahva kaart tuli. Vallalisel on ka siuke lõbus aeg, kus ta tahab nagu pidutseda, külas käia, teisi külla kutsuda, aga ka on sisemiste korrastamiste ja planeerimiste aeg ja paaniliselt ei peaks nagu seda kaaslast otsima, vaid pigem läbi sellise naeru, nalja ja flirdi ja sa võid tajuda selgemalt nagu, et milline inimese päriselt sind toetab, sinu vajadusi toetab, kuidas sa ise saad, mida sa ise endast saad nagu pakkuda ja milline inimene või milline suhe sind lihtsalt nagu hävitab ja sa jälle märkad, et sa oled vanast tuttavast mustrist kinni. Ja uus tutvus tegelikult sellel kuul võib kasvada tasapisi läbi vestluse, läbi õppimise, läbi ühise huvi, läbi vaimse klapi, aga ka läbi murede jagamise. Ja, et läbi murede jagamise. Siis tervise poole pealt vaatame kohe. Jälle see müntide kuningas ja siuke poisike pigem on siis sellised haigused, mis on geneetilist laadi ja ka sellised haigused, mis saadakse lõbustuste käigus vabal ajal, vabas õhkkonnas. Töötada võib-olla juunikuuses väga ei tahakski, vaid tahaks võtta nagu hästi rahulikult või rahulikus tempos ja nendel inimestel on, kes on nagu liinitöö või kellel on vajagi hästi kiiresti nagu tegutseda nagu Maxi Marketi kassalindilt läbi piibutada tooteid. Et siis lihtsalt sa võid tunda, et sa ei jaksa, sa ei jõua. Et tahaksid nagu aeglustada seda protsessi ja nõrgad kohad võivadki siis olla lihased, rindkere, magused trakt, neerud ja ka närvisüsteem. Ja keha võibki reageerida rohkem siis, kui oled liiga palju mõelnud ja liiga vähe siis nagu päriselt puhanud. Mõelnud, tegutsenud ja kui on puhkamise aeg, siis sa mõtled töö peale, selle peale, mis on tegemata ja siis sa ei olegi päriselt saanud nagu puhata. Ja sa võid vajada rohkem vaikust, loodust, mere ääres kõndimist, veekogude ääres kõndimist, jalutamist, aeglasemat rütmi, muidugi ekraanidest vaba aega rohkem. Et sa ei pea ennast maailmast ära lõikama ega nüüd tõmban eraku kaardi raudselt, et mitte erakuks hakkama, päike oli õnneks nii, et sa ei pea ennast maailmast nagu ära lõikama, vaid tule tagasi nagu iseenda juurde. Et luba endale siukest nagu lapsemeelsust ja siukest rõõmsameelsust ja avatust ja siirast
ole siiralt rõõmus väikeste asjade üle, on ju. Nii. Et see mõjub sinu tervisele nagu hästi. Ja see sama ongi enda keskmise olemine, on ju. Enda juurde tagasi tulemine. Ja kui sa tunned, et sa oled hajevil, siis lihtsalt tegevused aitavad. Ja. Isegi päeviku kirjutamine, mingi asja üles kirjutamine, hingamise praktikad, kodu korrastamine, maitsev toit ja muidugi piisavalt und. No palju sa magada saad, juunikuus on ju meil nagu polaarpäev kogu aeg. Kuu lõpus võivad emotsioonid rohkem olla, või emotsioonid üles kerkida või võimenduda nagu rohkem ning viia taipamiseni taas, et kus oled liiga palju iseendast andnud ja liiga vähe iseennast kuulanud. Jällegi siuke rahulik, mõnusalt patjadel olemise, et seda ma olen ka siit juba mitu korda välja tõmmanud, on ja, et tõmban tegelikult nagu juhusliku kaardi, siis vaatan, nüüd ole jälle see sama kaart oli, on ja, et siuke kas lamamistoolis või mõnusatel patjadel nagu siuke olemine. Ja siis ma tahaks võtta siit fookuse kompassi kaardidest ka täna kaardi, et siukse vaimse sõnumi kaardi, et vaatame siis selline kaart, võttes aega olemiseks, võtad aega elamiseks, selline sõnum siis. Aga võtaks äkki siit kehakaartidest ka, et ma panin need omale siia valmis. Kehakaartidest, vaatame, mis siit tuleb. Nii, iseenda tundlikkust aksepteerides lood turvalise keskkonna ka teiste tundlikkuse avaldumiseks. Ja tundlikkus. Ma olen sellest tundlikkusest seekord rääkinud ka mitmel erineval moel, siis mitmel erineval viisil. Ja mõtlen veel, et kas võtaks veel kuskilt mõne kaardi või? Ma võtaks siit ka veel, ma ei tea, kuidagi ei taha lõpetada täna seda võtaks siit veel, mis on veel oluline juunikuus? Kujutlusvõime, kasvav kuu. Siuke, ma ei tea, kui hästi sa siit näed, et siin on kasvav kuu ja kujutlusvõime. See on ju loovusega seotud. Siruta käsi selle kaugel oleva kuu poole, unistuse poole. Nii, ole hoitud ja kaitstud ja järgmiste kordadeni.